Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 8-ga. No müntide 8 on pühendunud töö tegemise kaart. See on pühendunud töö tegemine, see on töö, mida inimene tahab teha, mis talle meeldib, ta teeb seda vilunult. Ta on sellel alal professionaal, ta võib teisigi õpetada. Ta teeb seda sellepärast, et ta tõesti ongi õiges kohas. Tema on see õnnelik inimene, kes töötab sellega, mis talle tõesti meeldib. Tema ei käi tööl raha pärast, tema käib sellepärast, et ta tahab teha seda. Ta lihvib oma tööd, ta teeb seda pühendunult viimase detailini. Ta armastab oma tööd, see ongi peamine. Et ta ei lähe sinna nagu selle kohustuse pärast, et ma pean minema, ta läheb sellepärast, et ma saan seda teha. Mul on rõõm seda teha. Edasi tuleb ülemperest rinna. Ja 3. kaart on teil siin mõõkade 9. Ma räägin enne mõõkade 9. Mõõkade 9 on suur mure, millegi pärast ärevus, muremõtted, ärevusmõtted, unetu öö, et inimene muretseb nii väga, millegi pärast teda lausa ei saa magada. Ja nüüd tulen ülemperest rinna juurde tagasi. Tema räägib seda, et kõik vastused on teie sees olemas. Teil on see sisemine tarkus, võtke hetk, istuge maha kusagile vaikusesse, kus keegi teid ei sega, minge loodusesse jalutama. Ja olge lihtsalt rahus, laske oma mõtetel, kuidas ma siis ütlen, laske mõtetel rahuneda ja vastused teie seest tulevad ise teie teadvusesse. Kui te seda praegu veel ei näe, siis kaardid räägivad seda, et kõik saab korda. Kõik läheb väga hästi, te ei pea üldse muretsema. Viimane kaart üleval reas on sauade kuninganna ja kui on siin all on ka sauade kuningas, siis te olete endale vägeva paari saanud. Sauade kuninganna on väga sihikindel, enesekindel ka. Tema on väga särav naine. Kui tema ikkagi liigub kuskil, pea püsti, siis teda ikka vaadatakse, et ta on nagu selline karismaatiline isiksus. Et isegi siis, kui ta on väsinud tööpäevast ja läheb võib-olla lönts sinna poodi veel omale toiduvarusid täiendama, ikkagi inimesed teda vaatavad. Koos selle sauade kuningaga, nad on superpaar, nad tahavad ära teha, nemad tahavad edasi liikuda, neil on tohutu energia edasi liikuda, asjadega peale hakata. Et mis iganes see teie plaan on, nemad toetavad seda. Ja see plaan tuleb, kui teda täna teil veel ei ole, sellepärast, et alumises reas on esimese kaardina mõõkade paas. Mõõkade paas toob teile mingi uudise, ta toob teile mingi vägeva, põneva väljakutse või pakkumise, põneva pakkumise. Ja vot nüüd ongi teil vaja mõelda, kas sellega kohe tegelema hakata, sest et sauade kaardid on väga läbematud, nemad tahaks tegutseda. Samas tuleb ju õiget aega ka valida. Mis on mõõkade kaardi puhul see, ta toob ilmselt teile sellise nagu pooltoore pakkumise, et siit saab edasi mõelda, ise ka otsustada. Mul on see tunne, et te nagu kahtlete selles, kas seda pakkumist vastu üldse võtta. Aga siin keskel on tähekaart ja tähekaart räägib tervenemisest, räägibki sellest, et kõik saab korda. Kui enne miski oli segane, siis nüüd saab see selgeks. Kui enne kuskilt oli logises, siis nüüd saab see terveks. Et see tähekaart ta tähendab ka uut algust ja ta tähendab ka nagu seda, et see on nagu tähega ikka, et kui täht taevas kukub, siis enamus inimesi soovib midagi. Ka selle tähekaardiga võib soovida. Ja tegelikult alati, kui teil on mingi küsimus, siis küsige inglite käest. Küsige universumilt. Paluge märki näiteks. Paluge märki näiteks, esitage mingi küsimuse, kui ma selle nüüd võtan, et
kas ma peaksin võtma kuidagi niimoodi, et kui on see vastus jah, siis tehke midagi, ma ei tea, näidake mulle kollast liblikat või ma ei tea, mida iganes, et see võiks olla midagi sellist lihtsat ja mingi ajaraam võiks ka olla, et mitte nii, et ma näen seal võib-olla 3 kuu pärast seda kollast liblikat. Et mingi ajaraam võiks olla. Mina kunagi küsisin, ma ei mäleta seda küsimust enam, aga ma tahtsin, et võt siin 2 tunni jooksul näiteks telefon mul heliseks. Ja saate aru, telefon heliseski, aga ma olin endale äratuse pannud. Telefon helises, aga see oli äratus. Ma olin selle täiesti unustanud, et mul on äratus, nii et vastus oli jah, telefon helises. Et võt ka selliseid asju võivad vahest inglid teha või universum, et ei ole vaja, et keegi sulle helistaks. Pane endale äratus ja sa unusta see ära ja helisebki su telefon. Vot selline naljakas juhus oli minu elus. Aga teie tehke omamoodi. Kui teil on tõesti saada nagu kiire seda vastust saada, küsimus peab olema tõsine. Niisama tilulilu ei aita, et kas ma panen täna punased kingad või tõmban hoopis saapad jalga. Ma arvan, et universum ja inglid selle peale isegi ei vasta, aga võib-olla vastavad ka, aga siis kindlasti mingisuguse vimkaga. Olen ise neid nõndanimetatud proovile pannud ja alati olen vastuse saanud, et nad on vist väga kannatlikud, ma arvan, ei lähe endast välja, ka siis, kui inimesed natukene nalja teevad. Aga vot niimoodi. Teil on tegelikult väga-väga vinged kaardid välja tulnud. Te võite oma nädalaga väga rahul olla. Tehke oma tööd, vaadake see pakkumine üle, mis teile tuleb. Ärge olge unetu ja mures, kõik saab korda. Üldse ei pea muretsema. Ja täht parandab kõik ära. Mis täna on valesti või katki. No imelist nädalat teile, armsad jäärad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.